2023. aasta kevadeks oli Saaremaa juba suutnud toibuda räsivast koroonaepideemiast, kuid tabas Kuressaaret uus häda. Massiliselt hakkasid inimesed pöörduma haiglasse mürgistustunnustega. Kokku tuli abi anda 50 inimesele. Polnud vaja pikalt uurida, kui selgus, et Kuressaare veevarustussüsteemi on tabanud kanalisatsioonitööde käigus ulatuslik reostus. Nüüd 2 aastat hiljem saavad sellele omapoolse versiooni anda ka reostust uurinud Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistid. Toimus avarii, kus samaaegselt siis purunesid reoveetoru ja joogiveetoru. Ja joogiveetoru purunemise käigus siis sattus reoained sellest reoveetorust ümbritsevast pinnasest ka joogiveetorusse. Ja nagu me näitasime ka oma simulatsioonide tulemusena ära, et tegelikult see protsess ei olnud ainult hetkeline, vaid toimis seal mõned 10 või 20-30 minutit, eks ole. Ja seetõttu see reostus oli oma selliselt laiuselt natukene suurem. Põhimõtteliselt oli Kuressaare sündmuste puhul põhjuseks metoodika rikkumine ja halvad juhuste kokkusattumised. Ei jälgitud tööde käigus, kuidas torud paiknevad. Selliseid olukorda ei saa välistada, kuid ära hoida kindlasti saab. Reeglina on Eestis joogivesi puhas ja seda kinnitavad pidevalt võetavad proovid. Ütleme, kõige suuremaks õppetunniks on see, et kindlasti täna me oskame paremini reageerida sellistele olukordadele, et oleme enda järeldused teinud ja protseduurid majas paremaks teinud, et need riske minimeerida. Sellised asja enam kindlasti ei kordus. Kuressaare trassi olukord on hea, aga et seda säilitada ja teatud kohtades parandada, on vaja teha pidevalt investeeringuid. Valmis ei oldud selle juhtumi puhul kriisiks. Need kriisiplaanid olid vananenud. Tänaseks on nad ära uuendatud ja paremaks tehtud. Ja oli jäädud võib-olla tõesti natuke mugavustsooni, ehk et polnud sihukest asja polnud juhtunud ja kriisiplaan iseenesest ei lahenda kriisi. Kriisiplaan annab sellise raamistiku, kus seest tuleks natukene toimetada. Ma mõtlesin, iga kriis on erinev, iga kriisi jaoks ei ole võimalik ette kirjutada kriisiplaani. Teadlaste uuring soovitab veel rajada trasside kriitilistesse punktidesse veeseire sõlmed, et oleks võimalik pidevalt olukorda monitoorida. Samuti peaks tegelema enam torustike profilaktilise läbipesuga.